podcast alustab taas. Oh my god, ma teen siin seda monosaadet ja ma olen nii kaua edasi lükanud nende saadete tegemist ja uute saadete tegemist ja isegi monosaateid, sellepärast et ma ei saa sellest tehnikast aru. Oh my god, nüüd alustan seda monosaadet mingi vingumisega. Praegu lihtsalt üritasin, enne kui ma siin selle tööle panin, üritasin aru saada, et mis asja ta mulle siin ütleb, miks see heli ei tule normaalselt, kuigi mul on head mikrofonid, on ju. Ja igal juhul enne kui ma närvi läksin või et enne kui ma oleksin närvi läinud ja kogu selle monosaate tegemise kuu peale saatnud, siis ma mõtlesin, et ei suva, ma panen ikkagi kohe tööle ja hakkan lobisema. Ja mis siis, kui ei tule täiuslik välja, võib-olla siis annabki mulle tõuke kuidagi midagi muuta veel, sest et podcast on olnud tegelikult on ju päris mõnda aega juba ja pigem rahulik ja seda meelega või tegelikult mitte meelega. Oota, ma mõtlen, et äkki ma peaks niimoodi rääkima, äkki on niimoodi isegi parem heli, ma räägin nii. Podcast on olnud vaiksem viimastel aegadel, sellepärast et esiteks ma olen ära väsinud ja mitte rääkimisest ja mitte inimestega vestlemisest, aga ma olen ära väsinud selle tehnikaga jampsimisest. Unistan lihtsalt sellest, et saaks minna füüsiliste inimestega kuhugi stuudiosse. Mul on nii palju inimesi, keda ma Eestis tahaks intervjueerida ja oma podcasti kutsuda ja teile ägedaid uusi tehnikaid ja tehnoloogiaid ja inimesi ja meetodeid ja asju mitte õpetada, vaid tutvustada. Ja siis on mul nii palju inimesi ka rahvusvaheliselt, kellega ma olen tutvunud ja kellega ma tahaksin samamoodi podcasti teha. Nendega siis saaks teha nii-öelda online'is, on ju. See tundub veidi lihtsam, kuna see nii-öelda online'is, ma ei tea, ala Zoomis tehes on ju, et ma tean, et on olemas täitsa nagu ongi välja mõeldud nii-öelda konkreetselt podcasti tegemiseks erinevad programmid. Siin Laura Valk andis mulle soovitusi ja kõike seda, et seda peaks tegema. Ja siis olen saanud teilt nii toredalt palju erinevaid kommentaare ja tagasisidet nende monosaadete kohta, et võiks siis neid rohkem teha ja siis ma olen siin nii-öelda mänginud nende erinevate mõtetega, et kuidas teha, mida teha, kas teha, millal teha, miks teha, kellele teha. Et kuidagi selline nagu rekalibreerimise aeg on olnud. Ja nüüd ma tunnen, et tegelikult on see idee teha podcasti uuesti uue nii-öelda hooga täiega tagasi tulnud ja mulle tegelikult ju meeldib tohutult, mulle meeldib intervjueerida, mulle meeldib rääkida, mulle meeldib teadlikkust tõsta ja seda maailma natuke õnnelikumaks ja paremaks kohaks teha, nii et idee podcasti jätkamises mulle nii meeldib, ma tegelikult nii ootan juba, et saaks üks uue hooga käima hakata, et käima tõmmata selle, aga ma olen väga hea, minu tugevus on pigem siis on ju rääkimises ja vestlemises, mitte nii väga siis selles tehnilises pooles või ka sotsiaalmeedia haldamises, sellel podcasti sotsiaalmeedia haldamises. Nii et tundub selline veidi keeruline vahepeal ja siis ma olen seda kogu aeg edasi lükanud. Aga siin ma olen. Ja siis see podcasti tegemisel on ka see, et Eesti inimesed oleks siis enam-vähem eesti keeles on ju ja need, mis ma mõtlen, et teha online'is välismaalastega, need oleks siis ilmselgelt inglise keeles ja mu monosaated, esmalt eesti keeles, aga vaatame, võib-olla need ka mingil hetkel lähevad inglise keelseks. Ma hästi pikalt mõtlesin selle peale, et kas ma peaks tegema mingi konkreetse valiku, et either way, et kas ainult eesti keeles või ainult inglise keeles. Aga siis ma otsustasin, et ei, et nii nagu mulle tegelikult elus üldse ka teiste asjadega, et mulle meeldib valida, ma tahan mõlemat. Et mulle ei meeldi see, kas üks või teine mentaliteet, mul on nagu mingi, et ei, elu on liiga lühike, et kogu aeg valida, ma tahan mõlemat. Ja siis ma otsustasin, et selle podcastiga samamoodi, et teen hästi naturaalselt ja neutraalselt ja niimoodi tunde põhjal, et kui külaline on eestlane ja kui sobilik ja tundub mõistlik rääkida eesti keeles, siis teeme seda eesti keeles ja kui on inglise keeles, siis on inglise keeles,
mul on hüpotees, et enamus minu kuulajad tegelikult räägivad ilusti ka inglise keelt. Kui ilusti ei räägi, siis võib-olla ongi saate kuulamine inglise keeles motivatsiooniks inglise keele parandamisel ning et pole vaja hakata kuhugi kategoriseerima ennast või mingeid suuri muutusi tegema, et teeme nii nagu on ja teeme nii-öelda sammhaaval ja vaatame, kuidas see, et hakkame sammuma ja siis vaatame, kuhu me välja jõuame. Jah. Jaa, mul on tegelikult, mul on nii palju, millest rääkida ja nii palju, mida jagada ja kõik see, aga siis ma mõtlesin, et okei, et alustame, mul ei ole täna selle podcastile sellist retsi agendat ja mingi hullu juttu, mida ma kindlasti tahan rääkida. Miks ma siia podcasti täna salvestama hüppasin, oli see, et ma mõtlesin, et ma jagan lihtsalt seda, ongi, et mis vahepeal toimunud on, mis minu elus on toimunud, kus mina käinud, teinud olen ja ka seda, et kuidas siis need Zanzibari retriidid läksid. Seepärast, et vaid paar päeva olen siis praegult kodus olnud, Zanzibari 2 retriiti on tehtud ja ma pean ütlema, et need vist olid minu viimased Zanzibari retriidid. Tuleb tõenäoliselt, eks retriite tuleb ikka veel, aga hästi konkreetselt oli sel korral Zanzibaril tunda hüvast jätuenergiat õhus. See tuligi niimoodi, et ma ei hakanud seda ise, et ma ei mõelnud selle peale, et nüüd on minu viimased Zanzibari retriidid, vaid see pigem oligi nii, et ma olin seal Zanzibaril, me olime 2 retriiti järjest, 3 nädalat kokku, 10 päeva siis naiste retriit, life list ja siis oli paar päeva vahet ja siis tuli VIP-retriit kvantloomine teemant sagedusel. Nädalane retriit sinna otsa. Nii et kokku Eestist ära olla umbes 3 nädalat, mis on nii pikka aega, oh my god, ma nii kohe nüüd 2 tunni pärast saan oma pojakese juurde või tema tuleb ka Eestisse tagasi ja siis saab lõpuks ometi seda ema-poja igatsuse anumat täitma hakata. Aga et see Zanzibari kuidagi lõpuenergia või see hüvasti jätu energia, ta ei olnud leinaenergia või mingi kurbuse energia, vaid ta pigem oligi hästi konkreetne, lihtsalt hüvasti jätu energia, hästi palju tänulikkust, hästi palju mälestusi, kõike neid selle 5-6 aasta jooksul, mil ma seal käisin, nii üksinda kui ka erinevate gruppidega, mu pojake käis seal, mu ema käis seal, et no nii tohutult palju ilusaid mälestusi see saarekene on mulle pakkunud. Olen olnud seal oma murtud südamega, olen olnud seal värskelt armununa, igasugustes erinevates seisundites ja see saar on olnud kõik need alates 2021 on ju, ehk siis 21, 2, 3, 4, 5 ja nüüd oleks läinud siis 6 aasta on ju, praegu ongi 6 aasta. Täpselt 5, ütleme 5 aastat tagasi ja natuke paar kuud veel peale läksin esimest korda sinna. Et kõikide nende aasta jooksul on see saarekene mind hoidnud ja poputanud ja lohutanud ja rõõmustanud ja armastanud ja kallistanud ja seiklusi pakkunud ja ideid loonud ja inspiratsiooni andnud ja kõike ta on mulle teinud, et hästi tugevalt oli justkui teine kodu minu jaoks. Väga nautisin seal olemist ja absoluutselt iga kord varasemalt, kui ma seal käisin, siis ma teadsin, et ma tulen tagasi. Vahepeal tekkis selline koht, kui ma olin seal 2 või 3 aasta jooksul hästi iga aasta mingi 2-4 korda käinud on ju, et siis mingil hetkel tekkis siuke, et issand, et võiks kuhugi mujale ka minna. No aga siis ma käisingi on ju, käisime Tais ja käisime Dubais ja käisime Balil ja erinevates kohtades ju tegin tegelikult retriite. Ja nüüd siis olid uues ja siis ehk siis mingitel aegadel oligi ainult 1 retriit aastas või jäigi täitsa aasta vahele jäänud, aga lihtsalt nagu 1 kord aastas sain seal käia on ju. Aga ma teadsin alati, et ma tulen tagasi ja see on täiega minu koht ja südames oli kogu aeg elevus Zanzibariga seoses. Aga nüüd oli täiesti, ma ei mõelnud, et see on nüüd viimane reis või midagi, aga kui ma seal olin, siis tuli hästi palju, nagu ma ütlesin, sellist hüvast jätu energiat, ilusat hüvast jätu energiat, tänamist ja lõpetamist. Võtsin kõigepealt tulid üles kõik, ma ei saa öelda kõik, aga igal juhul väga palju mälestusi nende aastate jooksul. Käisin need seal läbi, tänasin erinevad kohad, kus ma käisin, meenutasin, kus ma olen nendega, kellega ma olen seal veel varem käinud, olnud, teinud, kõik see. Ja siis igalt poolt võtsin oma energia justkui tagasi suure tänulikkuse ja armastusega ja lihtsalt ütlesin sellele saarele aitäh
ütlesin selle saarele head aega. Tõenäoliselt ma lähen sinna tagasi ühel hetkel, sellepärast, et isegi kui ma olen on ju 11 korda Zanzibaril käinud, siis ma tegelikult ju Tansaania safaril ei ole käinud. Ja seda ma kindlalt tahan teha, sest see on üks minu unistustest, mis seni on veel tegemata. Nii huvitav on ju, kuidas me oleme nii lähedal vahepeal oma unistustele ja siis ikkagi jäävad tegemata. Et mul on olnud on ju Zanzibaril 11 korda ja enamus inimesed tegelikult käivadki Zanzibaril niimoodi, et nad on kõigepealt näiteks umbes 5-6 päeva mandril seal safaril ja võib-olla käivad isegi Kilimanjaros ja siis lähevad umbes 5-6 päevaks, kes kui kaua Zanzibaril ja siis seda ranna ja palmipuhkust nautima. Ja mina olen kogu aeg käinud ainult siis seal Zanzibaril seda randa nautimas. No muidugi 80% reisides, kui isegi mitte rohkem on olnud, on ju gruppidega, ehk siis, et ma lähen grupiga ja tulen grupiga. Ja kuna põhiaeg on ikkagi see retriit ja eks selle safari lisamine on seal oluline lisakulu ka, et siis ei ole seda teinud. Mis siis omakorda tähendab seda, et ma ei ole seda seni valinud ja mis siis omakorda taaskord tähendab seda, et eks ma siis sinna mingil hetkel tõenäoliselt tagasi lähen niimoodi, et ongi, et kõigepealt siis mandril safari ja pärast seda Zanzibar. Aga see ma näen, et on hästi tugevalt perereis, et võtta sinna pere kaasa, võib-olla mõne teise lähedase toreda sõbranna pere samamoodi, et tehagi selline suurema kambaga erareis, mitte siis tööreis on ju. Aga seekord need 2 retriiti nii erinevad, nii mõlemad toredad, aga väga erinevad. Et esimene oli siis on ju Lifelist naiste retriit, kus me siis sukeldusime elurattasse, eluratta erinevatesse kihtidesse ja valdkondadesse ja siis hakkasime vaatama unistusi ja plaane siis erinevates valdkondades, mis me teha tahame ja kuhu edasi ja mis veel. Ja siis lõpus vaatasime, et kuidas see manifesteerimine või teadlik loomine siis käib. Need naised olid nii, mulle meeldis see, hästi teistsugune grupp oli, sellepärast, et grupi keskmine vanus oli oluliselt kõrgem, mis on väga loogiline tegelikult, kui me võtame ka seda teemat, on ju, Lifelist, eluratas, kõik see, et ongi, et kui inimesed ongi juba sellise, ütleme piltlikult öeldes, poole elu tehtud on ju, seal 50-ndates, kus siis justkui mingi hooga on esimene pool on ära tehtud, lapsed suureks kasvatatud, võib-olla mingi töökarjääris teatud positsioon saavutatud või teatud ambitsioonid tehtud saadud on ju, et siis tekib see küsimus, et okei, aga mis edasi, et kui mul on need esmased ambitsioonid ja to-do list ja itemid on tehtud, et mis ma siis edasi teen. Et siis selles mõttes oligi tore, et esimest korda mul oli tegelikult selline retriit, kus mul 90% osalejatest olid 50+. Nii palju nalja sai, nii palju lõbu sai, need naised olid nii fantastiliselt kihvti huumoriga, hästi avatud, uudishimulikud, uudistamaks siis kõike seda, mida me Kerstiga edasi andsime ja kuidas me maailma näeme ja mis kuidas meie maailm toimib, on ju. Hästi ilusasti läksid hästi sügavale, mis eeldab seda uudishimu, on ju. Käisime on ju need põhiasjad kohad seal läbi, päikseloojangud ja päiksetõusud ja hommikupraktikad ja pealinnad ja snorgeldamised ja delfiinidega sõitmise, ujumised ja peod ja asjad, et lemmikukohvikud ja restoranid ja kõik käisime läbi, et nagu nii tore oli. Ja siis oli vahepeal meil 2 vaba päeva ja siis tuli siis on ju teine grupp peale. Teine grupp oli selles mõttes hästi teistsugusem, et grupi energia kohe oli hästi teine. See on huvitav, kuidas iga retriit on täiesti omamoodi energiaga, täiesti omamoodi siukse natuuriga või siukse karakteristikaga. Ja teine grupp oli siis ka on ju sama suur, 6 naist või 6 inimest, teises grupis oli 2 paari, ehk siis 2 meest ka on ju. Ja teises grupis olid meil siis kohe rohkem sukeldusime kohe juba alguses eluloomesse, et kuidas olla ise oma elu looja, mitte lihtsalt tarbija või oma elu tegija, vaid et kuidas minna sinna loomisesse, nii et me ise loome oma elu teadlikult. Olidki hästi palju rohkem selliseid sügavamaid meditatsioone ja sügavamaid teemasid, just nimelt nagu kvantfüüsika ja energeetiline maailm ja alateadvus ja kõik need. Et saime siis seda erinevaid visuaale ja
või selliseid nagu juhendatud rännakuid, visualiseerimisi seal praktiseerida. Ja ütleme sellises nii-öelda tegevuste poole peal olid tegelikult enam-vähem samad asjad, sest seal Zanzibaril, see on nii väike saar, et ega seal midagi väga nii-öelda erakordselt erinevate gruppidega teha ei saa, et need on ikkagi mu kuidagi lemmikud kohad, kus juba läbi sai käidud, kus ma olen juba ise mingi 10 korda peaaegu kõikides nendes kohtades käinud, kui mitte rohkem, on ju. Aga see teise grupiga eriti oli teistmoodi just see, et me olime terve selle aja, olime Ramadani ajal, mis tähendas seda, et see ikkagi pani vahepeal mingeid piiranguid või tõi mingisuguseid muutusi, et mingid kohad olid teistmoodi, mingid kohad olid natukene muutunud ja mingid kohad olid siis tegelikult täitsa kinni. Aga mingid kohad olid ka palju rahulikumad, et Zanzibar oli tegelikult oma olemuselt palju rahulikum selle Ramadani ajal, et see oli iseenesest päris tore vahelduse mõttes. Ja tegime seal läbi, kõik tegid seal läbi ka sellise kehapuhastuse rohkemal või vähemal määral või intensiivsemalt või pehmemalt. Ei teagi, milles see oli, sest et ümberringi keegi ei olnud ja hotelli inimesed ise olid kõik okeid. Ja et ongi, et inimesed, kes olid meie seltskonnas, aga ei olnud otseselt retriidi osad, siis nendel oli ka kõik okei, aga lihtsalt retriidi inimesed mõlemas grupid siis tegid läbi need asjad, kõhulähtisus, oksendamine, iiveldus, lõõrkus, kõik see on ju 24-tunnine värk, et väga huvitav. Ma ise tegin selle, me ise Kerstiga mõlemad tegime selle läbi siis 2 retriidi vahel, ehk siis, et puhkepäevades saime siis mõlemad korralikult ühe väga tugeva puhastuse läbi teha. Väga huvitav, ei teagi, et kas see siis oli retriidiga seotud või mitte või ma ise näen tegelikult seda, et see aeg retriiti teha siin veebruaris on ju ja märtsi alguses see tuli välja, ka enamus olid kõik ju veebruaris, et see selles mõttes on hästi ilus selle tulihobuse aasta alguse puhul neid retriite teha ja nende teemadega tegeleda, mõlema retriidi teemadega siis on ju. Et see ussi aasta üleminek tulihobuse aastale ja siis selle uue 9-aastase tsükli algus ja kõik see, et ma ise näen enda puhul ka, et see Zanzibarile hüvasti jäetu ütlemine on väga tugevalt seotud sellega. Sest tundub, et minu elu hakkab nüüd üha rohkem liikuma teistes suundades, ikkagi taas välismaale, rohkem Ameerika poole peale. On seal tekkinud uued kontaktid, uued võimalused, uued ideed, et on väärt avastamist ja on väärt nii-öelda vaatamist, et kuhu need vaibad lahti rullivad ennast, et väga-väga, see on nii põnev, et see, mis mu elus hetkel toimub ja millised võimalused on tekkinud ja millised uued tutvused ja milline uus elukorraldus ja see, kuidas ma ennast tunnen ja see, kuidas nagu on hetkel kuidagi olla, kas ka emotsionaalselt, füüsiliselt, et see kõik on nii tugevalt see, mida ma olen paar aastat juba siin manifesteerinud. Mu lähedasemad sõbrannad on nii õnnelikud mu üle, nähes, et kõik see, mida ma siin reaalselt 2 aastat tagasi kevadel ja natuke veel isegi peale, mida ma siin täiega teadlikult tegin tööd, lõin, manifesteerisin, panin tööle kõik enda manifesteerimise oskused, asjad on ju, et need on nüüd kõik järjest hakanud lahti rulluma, lahti nagu avanenud ja on avanemas ja seepärast ma olen eriti kuidagi põnevuses, et okei, mida ma kõik veel soovisin, et mis veel tulemas on. Ja samas annab see sellise võimaluse ka, et okei, et davai, et vaatame siis, et mis siis edasi saab, kuidas edasi läheb ja teadlikult veel panna oma tähelepanu kõigele sellele, et mida ma tahan, et oleks, kuidas ma tahan, et oleks ja anda hoogu veel rohkem juurde. Sest ma täiega näen, et manifesteerimine töötab ja toimib. Ja see manifesteerimine on, paljud arvad, et see on nii selline voodoo sõna või ma ei tea, ära leierdatud on ju ja kuidagi nagu mingi liigne spirituaalsus on sinna juurde pandud, aga tegelikult ei ole, tegelikult see on ju need on universaalsed seadused, mille järgi maailm toimib, need on kvantfüüsika seadused, see on nagu aastasadu tegelikult on nendest teemadest räägitud. Must on selline raamat, mu lemmik siin üks rikkaks saamise teadus, Million Mindset on selles eesti keeles välja toonud meile siia ka.
siis Wallace D. Waddellsi oma, ma olen selle nii tugevalt läbi töötanud juba mitme aasta vältel ja see raamat on väga palju räägib manifesteerimisest, räägib nendest samadest seadustest, põhimõtetest, kõigest sellest, mis mina ka usun, praktiseerin ja õpetan oma manifesteerimise asjadesse ja see raamat on kirja pandud 1910 ehk siis nii palju aastaid tagasi, et see ei ole mingi uus spiritualism manifesteerimise osas, vaid see on see loomine, kvantfüüsika, kõik need asjad nagu universaalsed seadused, need on suuremad kui meie, need on vanemad kui meie, et see ei ole mingi spirituaalne pläma. Et juba Nikolai Tesla ju rääkis 369 meetodist, kusjuures see on praktika, mida ma praegult teen, et 369 olen seda õpetanud, et manifesteerimine 2.0 kursusel samamoodi, et kuidas see tehnika käib ja praegu ise teen läbi 21 programmi, 21 päevast programmi. Küll alles alustasin, täna on äkki kas 3. või 4. päev, aga siiski vaatame, tunne on hea ja näen, et juba need asjad, mida ma seal loon, hakkavad vaikselt ennast looma, nii et vaatame, kuhu maani ta siis veel ennast ära loob. Nii et jah, selles mõttes on nagu äge, et elu läheb rahvusvahelisemaks, läheb rohkem kahe kodu vahel, läheb rohkem ingliskeelsemaks, sellepärast on ka need ideed, et siin inglise keeles podcasti teha, tuua rahvusvahelisust ka siia Eesti väiksesse läbi minu podcastis ja meie Eesti olemisse selleks, et nagu avardada seda maailmapilti, on ju. See on nii tore, ma olen nii kaua olnud siukses madalas seisus ja nüüd ma olen nüüd ma arvan, et ma aasta aega olen tegelikult juba täitsa heas kohas, ja tundub, et aina paremaks läheb, nii et ja praegu ma olen kuidagi eriti õnnelik, no okei, ma olen muidugi armunud ka, on ju. Aga et ikkagi ma tunnen, et see kevad ja nüüd nii pikalt olin Zanzibaril ja enne seda ma tegelikult ju alates mis see on, juunis käisin Zanzibaril, siis juuli, august, september olin Eestis, vahepeal käisime Neoga, käisime Läti tripil, aga no Läti ei loe, on ju. Ja siis oktoobris olin, on ju, Zanzibaril, novembri alguses käisin Barcelonas, siis olin Vietnamis 2 nädalat, siis olin 2 päeva kodus ja siis käisin Madeiral ja siis aasta alguses oli Aruba ja siis oli Atlanta ja nüüd on jälle Zanzibar, et seda reisimist on olnud palju, kõik, kes te muretsete, kuidas mu pojaka hakkama saab, siis ärge muretsege, ma olen oma lapsega rohkem koos kui temast eemal. Et siia panen juurde selle koha ka ikkagi, et see, mis paistab väljapoole, on üks, ma Neokest ei näita sotsiaalmeedias meelega, vahepeal tegin seda hästi palju, on ju, aga siis mul kuidagi tundus, et see on, mida vanemaks ta saab, seda rohkem kuidagi on tema enda privaatsus. Ja kui ma midagi jagan, siis ma tegelikult alati küsin, näitan Neole, mis pildi või video ma tahan panna temast ja siis ma küsin, kas see on talle okei, et ma selle story näiteks üles panen. Ja siis ta ütleb mulle, et jah, see on okei ja vahepeal, kui ta ütleb, et ei, et ta praegult ei tahaks, siis ma tegelikult seda ka ei tee. Ehk siis, et hästi teadlikult oma sotsiaalmeedias näitan siis rohkem ennast, enda tegemisi, oma käimisi, kõike seda selleks, et teid inspireerida. Ja jagada seda ilusat energiat, mille ma endas olen taas kord kätte saanud, jagada seda ka teiega. Aga et see pilt ei jääks kuidagi moonutatuks, siis ma siin tegelikult ütlen välja, et ma olen ikkagi ju ema ja Neo on väga palju minuga ja ma olen rohkem oma pojaga koos, kui ma olen temast eemal. Nii et isegi kui see välja ei paista, siis tegelikult on Neokene ikkagi number 1 siin, eriti nendel perioodidel, kui ma olen Eestis, siis on ikkagi Neokene number 1 mu jaoks. Ja nii et tuleb lahe aasta, see 2026 juba ma näen, et on nii palju muutunud, nii palju uusi asju tuleb ja kui ma vaatan ette, mis kõik tulema hakkab veel nii palju, kui ma tean juba täna, mis siis sellest 2026. aastast tuleb, siis ma mingi, oh my god, I can't wait. Nii tore ja
jah, eks ma siis hoian järjest kursis ka, täiega soovitan kuulata, vaadata ka minu story'sid Instagramis, üldse minu Instagramis, ma seal jagan ikkagi ka ju põhikanalina, et ja ma nii loodan, et selle podcast'i saab ka kuidagi hoogsamalt tööle. Täna näiteks alustasin veel ka soolepuhastuse ja ütleme kehapuhastusega. Ecosil on ju üks selline toode, kus ongi kehapuhastuse 3 komplekt. Need on mul allkorrusel praegult, aga seal on siis nii soolepuhastus, paraherb ehk siis parasiitide tõrje ja siis on ka maksapuhastus. Niimoodi on soolepuhastus ja kehapuhastus, niimoodi. Ja siis see kehapuhastus on raskemetallidest väljutamine. Kõigepealt on siis sooled puhtaks, siis on parasiidid ja asjad ja siis on see raskemetallid kehast välja. Nii et siis ma võtsin selle ette, süke 40 või isegi kauem 20–60 päevane programm on ju. Nii et täna alustasin sellega, siin ongi, tulin on ju paar päeva, olen kodus olnud sealt Sansibaril, siis tunnen, et okei, et ma olen nii palju reisinud, eks ikka reisides on ju, saab vähem trenni teha, rohkem on sellist mingite asjades söömist, mida võib-olla tavaliselt ei taha süüa ja pluss kevad on tegelikult ju naturaalselt juba selline aeg, kus võiks teha ju kehapuhastust, nii et siis ma olen igati põnevuses, proovin toitumisosa kombineerida ka Wildfiti toitumisega. Siinkohal tulebki meelde, et Wildfit Erik Edmeets andis raamatu välja Wildfitist ja see tuleb nüüd on ju ka eesti keeles välja, nii et see on ka, ma arvan, väga suur asi, et siis eesti keeles samamoodi seda imelist toitumist ja elustiili, mitte lihtsalt toitumistiili, vaid elustiili siis õppida tundma ja igapäevaselt siis viljelema hakata. Mis veel? Ja minu põhifookus, ma ei tee praegult uusi kursuseid asju eraisikutele, although, kuigi ma mõtlen seda, et kuna mul on endal see kevadine värske tunne sees, mul on armunud tunne sees, mul on see kevadine värskus, samal ajal see täis laetud patareid sealt Sansibarilt ja selline kõik võimalused, kõik on võimalik tunne, vurts on sees, siis ma mõtlesin, et tegelikult võiks teha ühe tiiru seda pimedusest välja pluss õnnelikkuse väljakutse kombinatsiooni võiks teha. Nii et kui ma vähegi jaksan, siis ma äkki nüüd lähiajal isegi panen selle üles, et davai, naised, mehed, noored ja vanad, tulge kaasa, teeme koos selle läbi, sest tegelikult see pimedusest välja kursus sai ju ainult ühe korra oleme seda läbi teinud ja see sai megalt palju tagasisida, et inimesed nii nautsid seda, see tuli tõesti hea kursus ka. See on kõige uuem kursus, mul on ju eelmise aasta jaanuaris tegin selle, et see oli tõesti hea kursus, mulle endal ka väga meeldis ja ma poleks rohkem teinud kui ainult ühe korra, nii et selle võiks tegelikult teha siin kevade puhul, et ongi, et tuleme koos sellest pimedusest välja. Selle peaks tõesti ära tegema. Ja siis sinna otsa tegelikult võiks kohe teha ka õnnelikkuse väljakutse, see viimane, mis mul on 21 päeva on ju. Aga mingid uusi ja rohkem asju mul ei ole plaanis teha. Pööran oma tähelepanu rohkem ettevõtetele, sest et ikkagi ükskõik mis nurgalt ma vaatan, minu südameasi on õnnelikkus ja ma arvan endiselt siiralt ja veendunult, et me oleme loodud siia maailma selleks, et olla õnnelikud ja et õnnelikkus peaks olema standard, mitte läbipõlemine ja väsimus ja ületöötamine. Ehk et see tõeline valuuta, see tõeline rikkus tänapäeva maailmas ei ole need dollarid ja eurod ja bitcoinid, vaid see tõeline rikkus on see, et kas sa oled õnnelik ja kas sa oled rahus. Rahu ja õnnelikkus on tõelised rikkuse allikad tänapäeval. Ja seda ei ole väga palju. Inimestel võib olla palju raha, aga neil ei ole väga palju õnnelikkust ega rahu. Ja kui me vaatame statistikat, siis kogu see õnnetuus, läbipõlemine, ületöötamine ja ärevus saab alguse töö juurest. Mis tähendab seda, et töökultuuri tuleb muuta. Ja see on see, kus minu fookus aina rohkem on seni läinud ja läheb aina rohkem edaspidi, et mismoodi seda töökultuuri siis niimoodi muuta, mismoodi muuta seda eraisikuna töö juures, ehk siis et inimese tasandil, mismoodi muuta seda HR-i vaates või HR-ile toeks olles ja mismoodi muuta töökultuuri siis juhtide vaatenurgast. Ehk siis 3 erinevalt tasandilt töökultuuri muutmine selleks, et siis õnnelikkus muutuks standardiks, mitte läbipõlemine. Siis mulle tundub, et haigused tulevad ja lähevad, aga tõeline pandeemia on hoopis see läbipõlemine. Which is not nice. Which is not nice.
Vot sellised mõtted minul, sellised tegevused minul siin. Kui sul, minu armsal kuulajal, on mingisuguseid mõtteid, soovitusi, ideid, ettepanekuid selle kohta, millest ma võiksin rääkida oma monosaadetes, kellega ma võiksin rääkida oma eestikeelsetes saadetes või ka kellega võiksin suhelda, rääkida, intervjueerida oma inglisekeelsetes saadetes, siis täiega kirjuta mulle Facebookis, Instagramis, info@aligarat.com aadressil. Olen täiega avatud, sest et see lobisemine võib mulle ju meeldida, aga kui ühtegi kuulajat ole, siis võib-olla pole mul vaja ka nii palju aega siia peale panna, et võin üksinda omaetega lobiseda või siis oma lähedasi ja oma perekonda oma suure tarkusega, mis ma arvan, et mul on tüüdata. Nii et iga kuulaja on mulle nii oluline ja tunnen hästi suurt tänulikkus kõikide nende ees, kes te olete mulle siin aastate jooksul kirjutanud või kuskil tänaval või üritustel juurde tulnud ja väljendanud seda, et te kuulate, te olete abi saanud, te olete ideid saanud, inspiratsiooni saanud, et just ka nendel viimastel retriitidel tegelikult päris paljud ütlesid, et on olnud minu saadete kuulajad juba päris mõnda aega, mis on nii armas. Ja uutest retriitidest ka siin lõpetuseks, ma ei taha väga pikaks seda podcasti ajada, sest no kaua ma ikka siin lobisen, on ju. Uued retriidid on niimoodi, et kuna minul see elukorraldus hetkel läheb natuke teistsuguseks, siis ma panen hetkel oma fookuse natuke mujale kui retriitide tegemisele. Kerstil võib-olla tuleb sügisel retriit, aga seda me anname teada jooksvalt, vaatame, praegu natuke puhkame enne uute asjade ütlemist. Tõenäoliselt me teeme suvel Eestis ühe nädalavahetuse retriidi. Et see tuleb, ma tahtsin öelda, ma pole mitte kunagi, aga tegelikult ju mingi 24 tunni retriite niimoodi ma olen ju Eestis ikkagi teinud, aga see oli ka ju mingi 4 või 5 aastat tagasi, on ju. Igal väga-väga ammu ma pole teinud Eestis mitte midagi, mitte ühtegi päris elu sündmust, veel vähem 3-päevast retriiti. Aga nüüd ka sellest viimastest, nüüd mõlema Sansibari retriidi tagasisidest naised ütlesid, ja mehed ka on ju, ütlesid, et on lihtsalt minu ja Kersti dünaamika totaalsed fännid. Et tõepoolest see minu ja Kersti dünaamika ja see, kuidas me koos töötame ja mismoodi me teineteist täiendame ja kuidas me üksteist loeme ja kui energeetiliselt sarnaselt me asju teeme, tajume, näeme, et see on lihtsalt nii ilus. Ja et on väga suur tõenäoliselt, et suvel, tõenäoliselt augusti esimesel poolel teeme siis ühe nädalavahetuse retriidi Eestis, mille kohta siis jooksvalt tuleb info mu uudiskirjalisti kindlasti, mu Instagrami, Facebooki, kõike sinna. Ja tõenäoliselt eks me siin räägin podcastis ka. Ja siis, mis tegelikult on kindel, raamistik on kindel, aga sisu või detailid veel ei ole kindlad, aga järgmine retriit, mida mina teen avalikult, on 2027 aprillis 10-päevane retriit Jaapanis. Nii et tuleb Jaapani retriit ja tuleb väga tugevalt väereis. Et vägi enda sees ja väe ammutamine endast väljas. Et tuua need 2 väe energiat kokku, vägi meist väljapool ja vägi meie sees. Jaapani väeretriit. Aprillis 2027, 10 päeva koha peal, ehk siis sinna mineku, sinna tagasi tuleku umbes 2 nädalat Eestist ära. Kui sa muidugi ei vali kauem Eestist ära olla, kas siis varem minna või hiljem tagasi tulla, et see on ju ka võimalik. Aga kõik need detailid, et millal täpselt, kui palju maksab, kõik see reisiprogramm, kõik see on veel selgumisel. Ilmselgelt on ju, kuna seda te tõenäoliselt ei tea, aga retriidi kokkupanek, eriti uude kohta minnes, on tohutult ajamahukas. Nädalaid läheb selle peale igapäevaselt tundide pikkust tööd, et kokku panna, kuhu reisida, millal olla, kus sööbida, kus on mingid hotellid, restoranid, kuidas kuhugi saab, mis on üldse nagu tervest riigist need kohad, kuhu võiks minna, on ju. Mega taustatöö, mis tegelikult ei ole üldse näha. Lihtsalt Sansibaril ma olen nii palju käinud, on ju, ja Sansibar on ise hästi väike koht, seal on lihtsam. Aga näiteks, kui me käisime Vietnamis, oh my god, ma panin nagu, ma ei tea, nädalaid selle peale, pluss siis veel ka retriidi ajal iga päev oli see, kus ma otsisin mingi 1-2, on ju, mingid restorane, kuhu minna ja bla, on ju. Et see suur töö
samamoodi kui me tegime Dubais, kui me tegime Tais, on ju, Balil, seal olid muidugi kohapealsed nagu toetajad olemas, kes juba teadsid infot, mis tegi kergemaks, on ju, Balil ja Dubais, aga ei, Balil ja Tais, on ju, aga siiski. Ehk siis, et me teame raamistiku järgmise aasta aprillis. Miks aprillis? Sellepärast, et siis on need kirsiõitsemise aeg ja me tahame seda näha, et kui juba sinna Jaapanisse minna, siis ikkagi sellel vägeval kirsiõitsemise ajal, on ju, et aprillis järgmisel aastal 10 päeva koha peal, aga kus, mis täpsemalt ja palju maksab ja kõik see info alles tuleb. Ja ega me ei tea ka, kui suurt gruppi me teeme, aga vaatame. Sest no Jaapan, oh my god, me oleme ise juba nii elavuses, nii et aga... No aga tore, minu pikk voice note teile siin sai siis nüüd läbi, ülevaade sellest, et olen õnnelik ja elus. More than alive. Ma olen rohkem kui elus, ma pulbitsen energiast ja rõõmust ja õnnest ja kõik see nagu fully alive igal juhul. On edasi antud, häälsõnum on edasi antud, on ju, ja järgmiste kordadeni, ma ei tea, vaatame, kas järgmine kord tuleb monosaade, tuleb stuudiosaade, tuleb ingliskeelne saade, we'll see. Igal juhul hoog on sisse nüüd lükatud ja vaatame, siit saab ainult edasi. Ei saa ammukestki tagasi. Tšauka!